Tere õhtust kõigile! Kes veel ei tea mind, siis mina olen matemaatikaõpetaja Taavi. Kui küsida, miks ma siin laval olen, siis küsin seda kohati endalgi. Kuid üks põhjus paljude seas on oma sisemise loomingulise väljendamine, mida iga päev ei õnnestu teha. Nimelt meeldib mulle aeg-ajalt kirjutada luuletusi, seejuures täiesti erinevatel teemadel. Peamised luulevormid, mis mulle meeldivad, mida mulle meeldib praktiseerida, on haiku ja sonett. Kuigi vahest on tore kirjutada ka vabavärsilist luulet. Haikudeni on viinud mind mõningane huvi Jaapani, jaapanlaste ja Jaapani kultuuri vastu. Ikka olen imetlenud nende töökust ja suurepärast insenerimõtet, mis on segunenud kaunis kummaliste telesarjadega ning anime ja mangaga. Haikud on mõneti nagu inseneri mõte. Insener teab, et on saavutanud täiuse mitte siis, kui pole enam midagi lisada, vaid siis, kui pole enam midagi ära võtta. Haiku on selles mõttes brutaalselt keeruline, sest kõigest 3 rea ja 17 silbiga pead sa suutma edasi anda tervikliku mõtte. Ja tervikliku mõtte edasiandmine eeldab, et sa räägid sellest, mida sa tead, mis on paras väljakutse. Kuna teatavat aindust omama vaid matemaatikast, heast söögist, kassidest ja vabatahtlikust tööst. Ja kasside osas ma pole siiani veel päris kindel. Sellegipoolest olen ette valmistanud mõne haiku, mis neil teemadelt peatub. Kõigepealt üks lühike haiku toidust, täpsemalt sushist. Sushi tellimus, krõbekana tempura, nii vaid eestlane. Tõesti, veidi ole mõelda, et sushi, mis oma olemuselt peaks olema justkui kalatoit, on eestlastele hinge läinud just kanatäidisega. Vähemasti siis, kui uskuda MySushi ja Wolti statistikat. Kuid ma pole siin selleks, et hinnanguid anda, valin isegi vahest sushi kanaga. Aga kui kõht lõpuks täis ja energiavarud laetud, on jaksu tegeleda ka matemaatikaga. Ja matemaatika on lihtne. Ma tean muidugi mõned teist siin vaidlevad mulle vastu. Isegi ruutvõrrand, kui sa seda oskad. Sellest ka järgmine haiku. Ruutvõrrand lihtne, õpilased küsivad, determinant võib? No võib küll. Nagu ma tahtsin öelda, miks minna otse, kui saab ka ringiga? Mugavaim lahendus pole alati kiireim lahendus või kõige mõistlikum lahendus. Matemaatika eriti vajab kasvamist ja oma mugavustsoonist välja tulekut. Ja kui me sealt välja tuleme ning laia maailma läheme, näeme sealt paljuki, mida parandada ning kus abiks olla. Kui Maslow vajaduste püramiidi alumised otsad on kaetud, kõht on täis ja riie seljas ning ka matemaatikaga on asjad ühel pool, siis saab mõelda edasi, mida teha teiste heaks. Sest maailma parandamine, see algab iseendast. Mõtlesin, et millest küll siin read kirja panna, sest väljaspool töönädalat on minu maailmas palju põnevat. Lõpuks langes valik vähiravifondi kasuks, sest praegu on tihedam annetuste kogumise periood ning fondis on ka uued vabatahtlikud teretulnud. Kaubanduskeskuses mööduvad tunnid, käes plakat, terminal ja kast. Neid hoidmas käes rõõmsad kunnid, sest väärtuslik kogutav last on igal mündil hindamatu kaal, rohkem kui millest see tehtud, sest päevi vajajaile lisab see maal, kuni kõik on oldud ja nähtud. Vahest on aga nii, et tunded ja mõtted ka pingutades ei mahu kuidagi 3 rea või mõne värsi sisse ära. Või tahakski siis natukene pikemalt heiutada ja emotsioone rohkem väljendada. Siis tuleb appi sonett, mis on ühtaegu nii emotsionaalne kui ka üllatavalt korrapärane luulevorm. Ja korrapära armastajana olen jäänud Itaalia sonetti vahel ka vabavärsilise juurde. Järgnev luuletus on pühendatud ühele väikesele 4-jagsele sõbrale, kes mind peale pikki tööpäevi kodus ootab. Kodus oranž karvapall, hommikul mind vara ajab üles, kuigi kunagi ei tee ta seda süles, vaid kodus eemal olles toimub trall. Tõsisel pilgul rohelised silmad vaatavad, kas kausis vesi on see loodis, kas konserv on parim,
kas huuman hoolis. Muidu vaid aknast välja vaatab, ka kui hallid on ilmad. Öösel luurab mööda tuba, siis kui vaikus võtnud maad, just kui selleks vaja oleks luba. Üksi olles on diivanil ta juba, kuid vaikne veel ta jutulaad, jääb käimata tal vist luba. Sellega minu mõtted tänaseks ette kantud. Tänan teid tähelepanu eest ja kaunist õhtu jätku.